Tervist, hea kanali vaataja. Viimasel ajal on päris mitut puhku küsitud minu käest nii-öelda ideaalse noa kohta. Et mis võiks kõige universaalsem olla. Ja mitte ei peeta silmas niivõrd seda, et kelle toode, millise brändi või midagi sellist, vaid pigem iseloom. Et milline oleks siis nüüd see ideaalne nuga inimesele, kellele meeldib käia matkamas, kellele meeldib käia looduses telkimas, kes tegeleb siis nii-öelda hobikorras sükse nii-öelda bushcraftiga, ellujäämisega looduses, selliste tegevustega. Et mis on see ideaalne nuga siis, milline see üks olla võiks. Teate, pean tunnistama ausalt, et selles küsimuses on kas üks tõde või puudubki absoluutselt tõde. Et paljuski nii-öelda taandub see maitsele, isiklikule maitsele, igal inimesel kujuneb, kas ta nüüd on matkaja, kas ta on hobikorras looduses ellujäämine, see tegevus, millega ta tegeleb, või siis nii-öelda klassikaline bushcraft, ehk siis nagu loodustegevused, metsaoskused, nii-öelda nende viljelemine, et igal ühel kujuneb nii-öelda aja jooksul väljas oma käekiri ja nii edasi. Kui ma nüüd vaatan nii-öelda klassikute peale, siis ma ütleks ausalt öeldes niimoodi, et kui nüüd rääkida ühest sellisest noast, mis võiks enam-vähem olla ideaalne, mis võiks sobida nüüd näiteks sellise tegevuse jaoks, kus meil on vaja näiteks teha nüüd telgivaiasid, valmistada lõket ette, ehk siis see nuga peab täitma sellist ülesannet, nagu et ma võtan metsast maha näiteks umbes nii jämeda püsti jala peal seisva kuivanud kuuse, ta on selline umbes minu käevara jämedune, et ma nüüd sellest samast kuusest teen mingit laadi nii-öelda peenikesed pakud, need pakud teen algudest teen pirrud lokitan ära ja siis saan näiteks need tuleraua pealt neid süüdata. Et selge on see, et siin ei saa päris ühe noaga nagu ideaalselt hakkama. Aga mis siis niisugune, kui võtame veel arvesse see, et ega kui me loodusele me tahame süüa teha, kes püüab kala, meil on vaja kala puhastada, toome sisse ka küttimise momendi, et meil on vaja nii-öelda loomakallal töötada põhimõtteliselt, väärindada see lihakere, et mis see niisugune ideaalne nuga siis olla võiks. Et tegelikult nagu seda on raske niimoodi öelda. Ma saan tuua välja ainult oma subjektiivse arvamuse selle asja koha pealt. Et minu isiklik eelistus ikkagi oleks siis looduses käia ja olla vähemalt 3 noaga. Et üks oleks niisugune suurem, massiivsem, võtame siit laua pealt, ma pärast üldse näitan võib-olla, ehk siis, mis mul siin laua peal on, võtangi midagi sellist suuremat, toekamat. Ilmselgelt on puu langetamisel tema efektiivsus silmaga nähtav ja samas, kui mul on vaja puualust nii-öelda pirde lükata, ei ole probleem. Kui mul on vaja need pirrud ette valmistada lõkke süütamiseks, tehes neile peale lokid, ma saan ka sellega hakkama. Aga näiteks kas või see samagi töö, võtame siit laua pealt nüüd ühe tillema noa, seda samadki tööd on mul märksa mugavam tegelikult teha sellise pisikese väiksema noaga, mis on kuskil
kuni 10 sentimeetrit lõiketera pikkusega. Isegi ei ole rohkem vaja. Vahel ei ole isegi seda 10 vaja. Et see väike on palju paremini kontrollitav. Kui mul on nüüd vaja telgivaia teha, siis see väikene on palju mugavam selle töö jaoks. Telgile vai, tarbile vai, mis iganes mul on koormakate kaasas, et maa külge kinnitada. Kui mul on vaja lõkse teha, siis see väike nuga on palju mugavam selliste nokitsemistööde jaoks kui see suur. Aga tõsi on, mis tõsi, kui ma nüüd tahan selle väikse noaga metsas püsti jala peal seivalt kuivanud kuuske maha võtta, ta jääb jänni. See on võimalik, kui natuke tead ja mõistad, kuidas asjad looduses käivad. Saab nuia teha ja nuia abil ka selle kuivanud kuuse maha. Et seesama nuigi tegelikult on kasepuu alus tehtud mul ja põhimõtteliselt on see tehtud siis, kohe näitan, mille abil, ehk siis selline taskunuga, millel on küljes süükene pisikene saag. Ja selle abil ma siis sellest nii-öelda kasenotist selle nuia tegingi. Saagisin nii-öelda ümberringi sisselõiked. Võtsin võt selle sama noa ja hakkasin nii-öelda käepidet välja tahuma ja hiljem käepidet tegema enda jaoks nii-öelda käepärasemaks. Nii et jah, et samas kuna me metsas sööme, võib-olla püüame kala looduses olles ja nii edasi, siis kala juures see väike nuga on vast isegi enam-vähem täitsa okei nokitseda. See suur, ütleme nii, et tehtud saab, aga ega ta kõik see mugavam ei ole. Vahepeal veelgi tassist lonksuke kohvi. Et tegelikult jah, midagi peaks nende kahe vahel veel olema. Ja nüüd me jõuamegi selle noani, mis ongi võib-olla kõige universaalsem, et ta ei ole kõige jaoks kõige nagu parem, aga ta saab võib-olla ehk kõige paremini kõigi ülesannetega hakkama toidu kallal, hakkama puu kallal nokitsemisega, isegi metsas puu langetamisega. Massi jääb vähemaks kui suurel noal. Aga laastud lendavad. Ja töö saab tehtud. Ei ole probleem. Nii et suur nuga, jah, põhimõtteliselt asendab täiesti vajadusel kirvest. Nii et minu arust täitsa tubli töö. Samas võtame puualu, võtame nüüd selle nii-öelda universaalse noa, võtame nuia, saab sama töö jälle ära tehtud. Küll teine tehnika, aga tehtud saab. Siin on siis nüüd nuga, mis on minu jaoks nagu selline ideaalne, universaalne nuga.
terapikkus on siis 130 millimeetrit. Ja see 130 millimeetrit ei ole tegelikult lambist võetud. See on võetud selle järgi, et on üks kuulus nuga nagu gepardi nuga, mis oli siis 5 tolli ehk 127 millimeetrit. Horeš Gepard oli siis nii-öelda üks bushcrafti, kuidas nüüd öelda, kaasaegse bushcrafti nii-öelda loojatest, ei saa öelda loojateks, pigem turundajatest, kes siis nii-öelda oma artiklite ja raamatute kaudu ja oma elustiili kaudu siis nii-öelda propageeris sellist elustiili, kus inimesed lähevad loodusesse, matkavad, telgivad seal ja hangivad loodusest ressursse. Ja tema kuulus siis gepardi nuga, see oli 2 pikkuses, 4 ja 5 tolli, ehk siis 5 tolli ongi 127 millimeetrit, oli tema arvates kõige universaalsem nii-öelda nuga üldse looduse toimetamiseks. Kui on vaja puust midagi nokitseda teha, kui on vaja kala puhastada, loomakere kallal nii-öelda toimetada, et kõik siuke tööde jaoks, mis looduses nagu ette võivad tulla, siis tema leidis, et see 5 tolline nuga on täpselt see nüüd see kõige universaalsem, mis nagu sobida võiks. Et kui nüüd rääkidagi täpselt sellisest nii-öelda ühe noa kontseptsioonist, et siis siukene 130 millimeetrit ongi enam-vähem. Ma arvan, et kui me siin võtame noad, mis on võib-olla 125 kuni 135, siis see kõik mahub sinna ära. Mis nüüd läheb ikkagi sealt juba üle, need muutuvad nii-öelda juba nagu suuremateks ja raskemateks nugadeks. See tähendab automaatselt seda, et nende kaasas kandmine on juba nagu teatavas mõttes natukene ebamugavam. Siin on siis nüüd keskmine nuga on siis 14,5 sentimeetrit ja see nuga kõige parempoolsem on siis 16 sentimeetrit. Ja kui ma neid nüüd käes nii-öelda kaalun, siis jah, peab tunnistama, et see 130 on ikkagi kergem ja kui meil on tegemist näiteks matkamisega või liikumisega looduses, siis paraku tõesti midagi ei ole teha, aga seal hakkab kaal lugema, mis asjad sul kaaluvad. Et siis tulebki enda jaoks nii-öelda leida see teatav kompromiss nii-öelda tööriista efektiivsuse ja kaasas kandmise mugavuse, raskuse ja kõige selle vahel. Kuidas nüüd üle öelda? Sõitja mees sõidab ikka. Kas või sea seljas. Aga kui sinu idee on näiteks tõesti minna matkale, olla pikal matkal, looduses rännata, kus iganes, ja sa tahad oma kaalu nii-öelda maksimaalselt optimeerida, siis minu soovitus on ikkagi pigem selline nii-öelda 130 millimeetrise terapikkusega nuga kaasa võtta. Et siin on siis täpselt 100 millimeetrit nuga, et mõningates situatsioonides see nuga, teil võib lihtsalt tulla natukene üht-teist kuskilt puudu. Et see on väga hea nuga küll nokitsemiseks toidu kallal, puutüki kallal ja nii edasi. Aga jah, kui on vaja anda näiteks lõket ette valmistada, siis see nuga, paraku võib metsas just puude langetamisel veidikene
hätta jääda. Nii, aga nüüd ma räägin teile veel veidikene sellist subjektiivset juttu noa juurde, et detailid, mida mina noa puhul ehk siis peaksin nii-öelda üsna olulisteks, et võtame mingilt noalt siit tuleraua, et paljud kasutavadki siis tulerauda koos noaga, et süütepulk siis nimetame tuleraud ja süütavad nii-öelda süütavad lõket, kraapides siis noa seljaga tulerauda. See tähendab seda, et need servad noa seljal, need peavad olema natuke nagu teravad, et siin tekiks see moment, kus saaks kraapida. Mina väga palju teen noaga just nimelt jälle sellist tööd, et võtan puutüki, teeme ta veidikene mugavamaks, väiksemaks siin. Et näiteks hakkangi telgivaia tegema. Või kui ma mingid püüniseid tahan teha, mida ma siis noaga tihti teen, ma surun pöidlaga. Vot siit. Vastu neid samu teravaid servasid, mis on tegelikult väga head tulerauva kraapimisel. Ja ma pean tunnistama, et pikalt ilma kinnasteta seda ei tee, sest pöidlal hakkab ebamugav tänu sellele teravale servale. Minule isiklikult meeldib, kui noa selg on siin pealt kumeraks lihvitud. Sest kui ma nüüd siit niimoodi pöidlaga surun, mul on mugav pöidlal, sest see on kumer. Ei ole üldse valus. Pisikene detail, aga mis on minu subjektiivse arvamuse kohaselt oluline. Selliseid nugasid, mis on niimoodi tehtud, on muidugi vähe. Enamus nood on ikkagi tehtud niimoodi, et siin peal on siis need servad teravad ja saab tulerauda kratsida. Kas siis nüüd konkreetselt selle noaga enam ei saa kratsida? Ikka saab. Lihtsalt sellel noal on see asi lahendatud teistmoodi. Tagumise otsaga. Ja minu arust on see väga mugav. Mulle see meeldib. Nii et jah, ja samas on noa selg söökana mõnusalt kumer. Sellega on hea töötada puukallal. Siis, mis veel isiklikult minule meeldib, et mida ma pean oluliseks. Sellel noal on siis siin siuke lohk, erinevalt näiteks sellest. Ja miks see lohk on hea? Teatavate tööde puhul ma panen näiteks pöidla liigese siia lohku ja nuga fikseerub mul palju paremini kätte. Panen niimoodi ja mis need tööd on? Mis nad ikka on? Mul nüüd oleks üks pikem tokk, mida mul siin ei ole, aga ajame siis läbi lühemaga.
sellist laadi tegevus. Tahan näiteks endale toki otsa teravaks teha ja niimoodi nagu hästi jõuliselt rinna pealt lõigata. Ja see on päris mugav. Mõnedki teised sellised nii-öelda nokitsemistööd samamoodi. Mulle meeldib, et see lohk nii-öelda käepidemel aitab noal kätt ära fikseerida. Seda juba tänapäeval võib leida päris paljudelt nugadelt, päris erinevate tootjate omadelt, aga jah, kahjuks mitte kõigilt. Et minu eelistus lihtsalt on sellele. Kui ma nüüd veel räägin oma subjektiivsetest eelistustest ja mida mina soovitan siis inimesel, kes omale hakkab välja valima mingit head nuga või häid nugasid metsas olemiseks. Üks hetk, üks väike lonks kohvi. Siis erinevad käepideme materjalid. Millest siis tänapäeval tehakse? Minu isiklik lemmik ikkagi jätkuvalt on nii-öelda sellised krobelised kummist käepidemed. Et on siis see nuga suur, on ta siis väikene. Mina eelistan sellist kummist käepidet. Saab tema märgaks, saab tema selliseks poriseks, ma ütlen ausalt, saviseks. Ta võib saada isegi veriseks, igati ligane-lägane olla. Kõige kindlamini ikkagi istub nuga käes siis, kui tal on selline mõnus kummine käepide. Seal ei ole mitte midagi teha. See kas meeldib või ei meeldi, aga see on kõige praktilisem. Pean ausalt tunnistama. Edasi. Mis siis kõige klassikalisem valik on? Eks kõige klassikalisem valik on ikkagi tõesti ilmselt puit. Ja siin on nii-öelda nagu ka erinevaid lahendusi. Et mul on siin millegipärast laua pealt rehvanud kõik, mis on siis nagu kasepuust käepidemetega, aga heakene küll. Vaatame siis seda kaskegi korra lähemalt. Sellised ilusad, toredad. Mida tuleks nüüd puust käepideme puhul silmas pidada? Puit on materjal, mis hakkab mängima erinevates ilmastikutingimustes. Paisub siis, kui saab niiskust. Kui on päikse käes, on soojas, hakkab kokku kuivama, ta hakkab mängima. Et seda probleemi nüüd ütleme vältida, mis probleem siin peamiselt nagu esineda võib? Kuskil mul mingil noal tekivad, võin näidata, on tekkinud mikroskoopilised lõhed. Nii, kõige suurem häda, mis sellega ongi, see muutub nüüd selliseks nii-öelda nõrgaks kohaks ja põhimõtteliselt, kui nüüd sellele noale väga korralikku survet avaldada, siis kahjuks võib juhtuda seda, et nuga annab järgi see käepidejast. Ja siis on vaja meisterdada uus käepide. Olen näinud, kuidas need nii-öelda käepidemed lagunevad nugadel metsas ja see on päris kurb. Sellist asja reeglina kummist käepidemega nugadega ei juhtu õnneks. Nii, aga mis on veel alternatiive? Tegelikult me veel räägime alternatiividest. Saab ka puust käepideme sellise, mis ei ole mõjutatav nii väga nagu ilmastikutingimustest. Aga siis peab uurima, kas näiteks noatootja teeb need puust käepidemed nugadele
sellisest puust, mis on siis nii-öelda stabiliseeritud. Stabiliseerimisprotsess on siis protsess, kus siis noa käepideme jaoks minev puuklots kuivatatakse vaakumis kuskil 150 kraadi juures ja seal vaakumis imetakse talle sisse ka spetsiaalne vaha, siuke epoksiitne vaha, mis põhimõtteliselt muudab teda. Ta muutub nagu täiesti ilmastiku kindlaks ja nii edasi. Jah, võrreldes nüüd komposiitmaterjalidega, ta ei ole päris sama, ta ikkagi mingil määral, aga õnneks üsna vähesel määral jääb natukene ikkagi ilmastikuoludest mõjutatavaks. Aga ütleme niimoodi, et enam mitte nii nagu algselt. Et ta on juba peaaegu sama hea kui nüüd komposiitmaterjal. Aga räägime siis nendest komposiitmaterjalidest. Komposiitmaterjalidest ega visuaalselt siin väga palju suurt vahet ei teegi, et kui ma nüüd tulen korraks jälle kaamera ette, nii, siin on nüüd kaks erinevat komposiitmaterjali. Üks on siis G10, see vasakpoolne, parempoolne. See on G10 ja see teine on siis Micarta. Mis siis nende erinevused nüüd on? Et sisuliselt see vasakpoolne Micarta võib olla vabalt tehtud näiteks mis iganes suvalisest puuvillasest, linasest, mis iganes kangast. See teine on tehtud pigem klaaskiud kangast ja on oluliselt tugevam. See on praktiliselt üks pommikindel materjal, kuigi jah, see Micarta, ega sellel ka midagi viga ei ole, et see on ka, ei ole mõjutatav ilmastikutingimustest, ega ei kardada midagi purunemist, ega ütleme niimoodi, et kui ma nüüd võrdleks tammepuuga, siis ma julgeks vöö pealt tulistades öelda, et ilmselt ikkagi 10 korda tammepuust tugevam. Mõnes mõttes oleks see noal kõige ideaalsem käepide, see komposiitmaterjal, sest et ta on praktiliselt purunematu, kulumatu ja ei ole mõjutatav keskkonnatingimustest. Kui sul see nuga kukub nüüd lompi ja ma ei tea, mis iganes vette, on ta, ma ei tea, mitu päeva või mitu nädalat või kuud vees, sa võtad ta välja, siis käepidemega pole mitte midagi juhtunud. On ta sul siis õues, näiteks jääb kuhugi ununeb, saab päikest suvel lämmi ilmaga, samuti mitte midagi ei juhtu. See materjal nii-öelda ei ole sellest mõjutatav eriliselt. Et ta on tugev. Ma ütleks niimoodi, et kui nüüd tahaks miinustest rääkida, siis mõnedel nugadel toome siin võib-olla ühe söökse paar stiili näidet. Mõnedel nugadel on ta nii ära lihvitud, et ta on üsna libe. Ja kui nüüd käepide saab niiskust, märg on, siis meil võib tekkida see probleem, et see nuga ei taha lihtsalt hästi käes püsida. Et ta võib lihtsalt käest ära minna. Te peate rakendama rohkem jõudu, et see nuga käes püsiks. Osad noatootjad küll jah, kannavad nii-öelda mingisuguse mustri. Siin üks nuga, mis ma senist juba näitasin, temal on mingid triibud nii-öelda sellele G10 komposiitmaterjalile kantud. Teatud krobelisus on nii-öelda käe all tunda. Ei ole üldse paha, aga jah, võrreldes nüüd jah sellega, kuidas ikkagi üks
kummikäepidemega nuga käes püsib, on vahe vägagi märgatav. Nüüd on siis palju sihukest igasugust tarka juttu aetud ja mõndagi nuga näidatud. Peaks korraks teie pilgu siis siia nii-öelda laua peale ka kaameraga tooma. Teeme selle video lõpetamise niimoodi, et minu subjektiivne valik, kui ma olen loodusesse, ideaalne valik on see, et mul on kaasas üks sihukene suur nuga, mis täiel määral asendab kirvest, aga vajadusel teeb ära ka kõik tööd, kus on vaja lõikamist. Et selle noaga ma teen ära ausalt öeldes ära kõik tööd, mis mul on näiteks metsas olles võimalik teha vot sellise toreda, ka suurepärase kirvega. Aga vot selle kirvega ma ei tee väga paljusid neid töösid ära, mida ma teen näiteks selle noaga. Mis mul veel kaasas võiks olla siis selles minu ideaalses valikus? Üks selline nuga, mis on umbes siis sihukene 10 sentimeetrit, kuni 10 sentimeetrit terapikkusega. See on väga hästi kontrollitav nuga, sellega on väga mugav teha just nimelt kõik võimalikke selliseid nikerdamis, nokitsemistöösid. See on ideaalne. Kõige parem. Ja universaalne nuga, mis on mul siis 130 millimeetrit teraga, see on siis see, mis saab kõige rohkem kasutust. Ma tegelen toiduga, ka mingisugused tööd, et ta mul on kogu aeg vöö peal. Mul on ta kogu aeg käe all, ma võtan, on vaja mida iganes lõigata, on see vorst, on see siis mingi puutükk. Tegin siin nagu nuia näiteks kas või midagi, nuia ma tegin küll väiksemaga, aga vot täpselt selle sama noaga ma mingisugune mõned nädalad tagasi kiiresti oli vaja pannilabidat, kasealust lõin laastu ja paari minutiga oligi mul siis nüüd pannilabidas valmis, mida ma praegu siiamaani kasutan. Et kuidagi maru mugav labidas kukkus välja. Et ta on täpselt see nuga, mis on kogu aeg mul vöö peal, kui vaja kiirelt langetan ta ka lõkke jaoks kuiva kuusemetsast, kui vaja löön mingi puupaku peenema pooleks temaga, alud poolitan ära, pirrutan, lokitan. Selle sama noaga ma ennist just tegin sellise suurepärase nii-öelda süütepirru täna õhtuse lõkke jaoks, millega ma nii-öelda lõkke läidan. Et see on täpselt see ideaalne nuga. Toit ja kõik võimalikud tööd. Et mina läheksin metsa ja oleksin metsas siis nii-öelda 3 noaga. See on minu sihukene subjektiivne arvamus. Aga kui sa ei taha 3 noaga metsa minna, sa näed, et sul täna ei ole vajadust endale hea nuga osta, häid nugasid 3 tükki osta, siis alustaksin mina universaalsest noast. Kõigepealt siis olekski number 1 130 sentimeetrise teraga nuga, mis sobib põhimõtteliselt peaaegu kõige jaoks ideaalselt. Ja sellest pikkusest piisab, sellest massist piisab ja nii edasi. Kui mingi moment sa tunned, minul niimoodi läks, et üsna mingi hetk ma hakkasin siis puudust tundma just nimelt sellest väiksest noast. Et siis tõenäoliselt number 2, mille sa omale soetad, ongi siis sihukene tillem nuga ja kunagi hiljem siis see nii-öelda suur. Aga et alustada mina soovitan tõesti, et kui minna nagu seda teed, et sul on ainult 1 nuga, mis peab saama kõigi ülesannetega üli hästi hakkama, oleks enam-vähem sihuke universaalsem, siis minu soovitus vaata neid nugasid, mis on kusagil siis terapikkusega 130 millimeetrit. Soovitavalt komposiitmateriaalist käepidemega või siis kummikäepidemega või siis
stabiliseeritud näiteks maarjakasest, tammest, väga palju tehakse, inglise keeles on desert ironwood ehk siis mingi kõrbe rauapuu, et need puid on päris erinevaid, aga just see, et see käepide oleks nii-öelda stabiliseeritud puidust. Et vaata üks selline nuga omale ja alusta siis sellega. Et selline on siis minu sihukene nii-öelda subjektiivne soovitus. Kas ma midagi oskaks veel siin ilusat tarka juttu juurde rääkida? Jah, võib-olla ühte kohta näiteks võiks puudutada küll, et see puudutab nüüd tuleraudasid noa juures, et paljudele meeldib see, et noa juures tupe küljes on tuleraud. Olin ka ise pikka aega nii-öelda selles koolkonnas, kellele see väga meeldis, kuni mingite hetkedeni. Ja mis hetkedeni? Et ta võib täna olla siin ja nii edasi. Aga kui ma ikkagi kuskil metsas, võsas ringi kooserdan, siis tegelikult ikkagi juhtus see, et ma panin tähele, et midagi alati jäi siia kuskile vahele kinni. Jah, ma ei ole kordagi küll nii-öelda tulerauda ära kaotanud metsas, aga mingid asjad kipuvad siia vahele kinni jääma, nii et see on üks asi, millega tuleb arvestada. Ja täna ma pigem isiklikult eelistaksin siis noatuppe, millel ei ole siis seda tuleraua süütepulga nii-öelda lisamise, kandmise võimalust. Et pigem selline nii-öelda haljas tupp noast, aga okei. Mis puudutab noatuppesid, siis tänapäeval on 2 trendi, et räägime noatuppedes ka, mida valida. Et võib isegi öelda 3 trendi on. Üks on siis, võtan mõne väiksema noa. Klassika on alati nahk. Tupede puhul ma vaatan, et oleks nüüd võimalus nuga kõrgemal kanda või siis, ma toon teise tuppe. Või siis, mis minu enda lemmiklahendus on see, et on selline nii-öelda lisakarabiin, et ma panen noa allapoole vööle rippuma. See on minu lemmiklahendus. Saan siis 2 kõrgusel kanda. Teine, mis on väga popp, mida mina ise ka kasutan tihti, kaamera, palun fokusseeri ära, see on Kydex. Sellise tupega ma tihti kannan nuga pükste kargotaskus. Teen lukku natukene lahti, reeglid on see sükene väiksemapoolne nuga, ja ta on nagu lapik lestakala siin sees, ei ole kunagi kuhugi kordagi ära kadunud, mitte midagi pole juhtunud, aga samas teed oma töö ära, võtad taskust siis selle tuppe. Siia käib loomulikult ka nüüd vöö kinnitus külge, mis on mul moment just nagu ära keeratud küljest lahti, et olekski mugav niimoodi taskust teda kanda. Ja 3. lahendus on siis nii-öelda polümerd tuped nugadele. Aga siin on üks asi, mida mina soovitan silmas pidada. Kui siit nüüd vaadata, siis tegelikult see tupp on alt lahtine. Ehk siis kõik vesi, kõik, mis nüüd näiteks mingitel asjaoludel siia tuppe sisse pääseb,
tuleb teistpidi alt välja. Palun vaadake nuga soetades omale, et nii-öelda see tupp oleks läbivooluga. Ja mõnes mõttes sellist nii-öelda kaideksist või polümeerist tuppe on kõige lihtsam hooldada. Pesetegi lihtsalt veega ja ongi kogu lugu. Ilmselt on eriti oluline see teema just nimelt jahimeestel, kelle nuga sõna otseses mõttes võib sita ja verega üsna tihti kokku saada. Et sihukest verist nuga nahktuppe sisse panna, jah, üks moment see tupp võib lihtsalt haisema hakata laiba lõhna järgi. Aga jah, et mulle isiklikult meeldivad nahktuped, aga kõige praktilisemad ikkagi ongi sellised nii-öelda polümeer või kaideks materjalist tuped. Nii, aga ega ma siin suurt palju... üks oluline asi, noa tugevus. Mis tagab noa tugevuse? Et kui me võtame näiteks klassikalised Soome bussid, mis on ka väga popid nii-öelda kaasaegsel ajal matkarahva seas, inimeste seas, kes palju looduses käivad, siis nende puhul tuleb arvestada ühe asjaga. Nii, võtame siit ühe minu vana puuko ja siin tagant võib näha, et siin on juba lapitud midagi. Siin on nüüd käepideme sees tegelikult selline läbiv peenikene rood, millel siis tagaotsas oli alguses neet. See lagunes ära, käepide tuli lahti, siis sai siia nii-öelda keevitatud otsa pikendus, vint, mutter otsa ja lõpuks siis nii-öelda sisuliselt kinni needitud. Näitan ühte teist läukut. Siit on näha, et sellise paari millimeetrise läbimõõduga ühes suunas ja 4, võib-olla 5 maksimum millimeetrise läbimõõduga teises suunas selline rood tuleb taha välja. Ja paljudel nugadel see rood ei ulatu üldse kaugemale kui poole käepidemini ja noa käepide on siis tera külge kinnitatud niimoodi, et lihtsalt et see käepide on täis lastud mingit laadi epoksiid liimi ja see hoiabki teda kinni. Nii kaua, kuni te seda nuga kasutate näiteks vorsti lõikamiseks, juustu lõikamiseks, leiva lõikamiseks, saia lõikamiseks, teete mõne vitsa teravaks ja midagi veel, ei olegi probleem. Saab hakkama. See nuga tegelikult läbiva rooduga on vähe tugevam. See on saanud ka raskemate asjadega hakkama. Aga need, mis siin nii-öelda rood lõpeb keset nuga, seal on paraku see miinus, et tõsist stressi need noad ei talu. Varsti hakkab tera loksuma ja käepideme ja terateed lähevad lihtsalt lahku. Et see on asi, millega tuleb arvestada. Minu subjektiivne eelistus, mis tegelikult ausalt öeldes, mida ma võiks julgelt väita, et on objektiivne, on see, kui nuga on täis rood. Ei mingit rotisaba. Ehk siis siin on käepide niimoodi, et on ainult põsed, mis on siis kinnitatud noa põhimõtteliselt tera külge. Noa enda külge. See nuga, kõik see on selline üks tükk. See on kõige tugevam lahendus. Selline asi peab kõige kaubem vastu. Ja seda on lihtne näha ka, kui omale nuga soetama lähete. Et kas nii-öelda noa teras on näha või ei ole näha. Et on ka erinevaid lahendusi, et on ka selliseid, toon kohe ühe näite, toon siit samast laua pealt.
noh, selle kohta võiks öelda nagu on täisrood, ehk siis full tank inglise keeles, aga nagu ei ole ka. Et mis siin siis on? Et hästi jäme rood on siin sees. Ja ta nii-öelda nagu, kuidas öelda, ma olen kuulnud, et selle kohta öeldakse kapseldatud täisrood. Mina isiklikult ikkagi nimetaksin täisrood noaks, ehk full tankiks, kus ikkagi teras on täpselt nii-öelda nagu selle, fokusseeri palun, käepideme kujuga. Ja on külgedele, noa nii-öelda tera külgedele või käepideme osa külgedele on pandud siis nii-öelda käepide põskedena, mitte kapseldatult. Aga ka selline lahendus on äärmiselt tugev, põhimõtteliselt sama tugev kui täisrood noal. Nii et see on ka üks siukene detail, mida tegelikult tasuks nii-öelda tugeva noa puhul nagu silmast pidada. Ja ongi kohvi peaaegu otsas ja juba tilk viimane oli peerusoe. Vot, siukene see video nüüd sai, et toome siis korraks kaamera siia laua juurde. Ei hakka kõiki nugasid siin paljastama. On nad siin nii, nagu nad on. Üks ilusam kui teine. Jah, midagi, üks küsimus on õhus. Minu käest ka nii palju küsitakse, et aga mist hinnast alates? Kust maalt hakkavad head noad? Vaadake, see on täpselt nüüd see asi, et ma ei saa vastu vaielda, et Toyota Corolla on suurepärane auto. See ongi suurepärane. Ta võib olla ökonoomne, ta võib olla hästi kestev, kõik peab hästi kaua vastu. Aga mina isiklikult eelistan sõita Lexusega. Toyota Corolla viib mind samat moodi punktist A punkti B. Ja Lexus viib samuti mind punktist A punkti B. Ja ilmselgelt Lexuse puhul ma maksan Lexuse kaubamärgi eest. Aga ma tahan seda teha ja ma siis maksangi. Ja nii lihtne see ongi. Et mõnegi väga hea noa saab kätte, ma ütleks niimoodi, suhteliselt mõistliku hinna eest. Kõik teeb ära, toimetab ja vastupidav ja lollikindel ja nii hea. Mul ei ole siin laua peal kõige kallimat näidet, aga võtame siis mõne kalli, mis siin nagu hinna poolest võiks olla. Vaatame. Jah, see on üks siukene väga kallis nuga. Nad mõlemad teevad samad tööd ära. Aga jah, eks see ongi täpselt selline, et mingid eelised loomulikult sellel noal on. Parem teras. Ilmselt viimistus, kvaliteedi vahe ka natukene ja nii edasi. Aga ega seal muud midagi ei ole. Nii et ma jätan nagu sellele küsimusele täpsemalt nagu, kuidas öelda, lahti rääkimata, et kui palju siis peaks välja käima nagu ühe hea noa eest. Minu soovitus on selle koha pealt, et mida kallima noa omale raatsid soetada, seda tegelikult vähem ilmselt pettumust võib pärast kogeda. See on niisugune minu subjektiivne arvamus asjast. Aga viskame siis korra pilgu siia laua peale ja võtame selle telefoni.
objektiivi pealt ära. See on siis mingi osa minu noa kollektsioonist. Loodan, et saite miskit kasulikku infot sellest videost. Kõike head!